Tere tulemast, kuuled Grit Startup turunduse podcasti, kus uurime edukatelt Eesti idufirmadelt, mis on nende turunduses töötanud. Mina olen Andreas Unt. Tere ka minu poolt, mina olen Katri Helena Komp. Ja kes meie eelmist osa kuulas, siis see teab, et oleme siis sel hooajal uues stuudios koos Delfiga ja ka tänasel episoodil on meil õla alla pannud Zone. Internetiteenuse ettevõtte teevad igast ägedaid asju, et põhimõtteliselt kõigile, kellel on ettevõte, neil on tasub Zone'iga midagi teha, saab teha domeeni nime, kodulehe, e-posti, majutuse ja neil on ka mingi uus vibe koodimise tööriist ka täitsa endal sisse ehitatud. Nii et viska silm peale, me on üli hea meel nendega koostööd teha ja aitäh Zone, et meid toetate. Ja enne kui me lähme tänase külalise ja tänase episoodi juurde, siis me ei ole ammu rääkinud oma suurest Grit konverentsist ja on, ma arvan, hea seda uuesti ära mainida täna, 10. september on 10. september. Ja kui sa oled siin meie podcasti kuulanud või eelmiseid hooaegasid kuulanud, siis sa tead, et meie sisu on alati võimalikult täpne, võimalikult no fluff ja see sama kõik peegeldub ka selles konverentsis. Nii et programmis on päris palju ägedaid speakereid juba, seal on näiteks ex-head of social Ryanairist ja kes ei ole Ryanairi sotsmeediakontot või mingit contenti näinud, siis ma ei tea, kus kivi all te elate, aga see on kindlalt üks väga suur turundusmaailma shake-up olnud viimastel aastatel. Seega gritconf.com lehelt saab veel pileteid. Nii et, jah, meie oleme kohal, nii et kui tule sina ka ja saame teha ühe ägeda päeva, mis kindlasti tuleb kasuks elus. Yes. Aga tänase külalise juurde. Täna on meil külas Kaja Aulik Boltist. Ja Kaja on siis sükse fancy tiitliga nagu Senior Creative ja ka sa oled seal brändi loov tiimis, aga sa oled varasemalt ka startup maailmas tegutsenud palju ja nüüd jõudnud siis sellisesse ägedasse kohta, kus sa ehitad ka persooni brändi ja ehitad ka siis seda Bolti brändi üle maailma. Nii et tere tulemast ja räägi meile, mis sa siis täpsemalt Boltis teed? Tere ka minu poolt, väga vahva siin olla. Huvitaval kombel on see, et ma mäletan, et ma kunagi kuulasin selles samas podcastis Liisa Ennustega osa ja tema on nüüd mu ülemus. Kas sa tänu sellele läksid sinna tööle või? No ei saa öelda, et nagu tänu sellele, aga kui tahta nagu natukene patsutust, siis kindlasti oli see mingisugune väikene kivi selles suurem osa Iigi suunas. Aga jaa, väga vahva, et me Liisaga töötamegi nüüd enam-vähem tandemis, et tema on siis creative director, me olen senior creative, mis need tänapäeva marketing tiitlid tähendavad, eks ju. Aga laias laastus ja Boltis meil on siis selles suhtes suure ettevõttena eraldi bränditiim, nii-öelda. Me ei taha seda niimoodi kutsuda, aga oleme otsustanud, et kutsume ja tegelikult bränditiim koosneb 2 väiksemast bränditiimist. Ja sinna hulka kuuluvad siis disainerid, motion disainerid, copywriterid ja siis loovstrateegid. Enam-vähem siuke punt. Ja me jaguneme 2, enam-vähem 1,5 meist siis nii-öelda võtab, võiks öelda niimoodi inbound vastu, et ettevõtte sees otsustatakse, et on mingi toote vertikaal või mingisugune uuendus, mida peab siis nii-öelda loovalt turundama. Nemad tegelevad sellega ja siis teine tiim on justkui nagu outbound, et meile neid briefe tuleb nagu vähem või siis ei tule, aga meie nii-öelda 0 kohast või siis väga väiksest kohast mõtleme väga suuri asju kõrgemale kaugemale, mis on siis seotud üldise brändi ja top of mindiga ja kõigiste nende asjadega, mitte otseselt teatud toote või uuenduse turundusega. Aga kas need üliäge ja kas see outbound tiim on siuke, et te ise täitsa, kui vabalt te saate toimetada, et neid briefe tuleb vähem, sest te ise mõtlete välja neid briefid ja et võiks seda teha või? No enam-vähem, näiteks praegu on käsil üks nagu mega mammut brief, mis siis on uus brändi kampaania, mis arvatavasti lansseering on seal kuskil septembri paiku ja see siis peaks nagu Bolti brändi kandma aasta 2-3, ükskõik kui kaua, kui tugev see lõpuks nagu tuleb. Ehk see on nagu üks mammutbrief, kus me siis pool tiimist töötame nagu, ma ei tea, 60-70 osad, isegi 110% nädalas töötavad selle kallal. Aga samas meie tiimil on ka nagu nii-öelda luksus öelda, et
autovaba päev on, mõtleme ise midagi välja. Või noh, teatagi tuntud aasta alguse kebaabivesi, nagu keegi ei küsinud meilt seda. Kui ja keegi arvab, et keegi palus meil sihukest asja teha, siis nad eksivad, et see tuli sellest kohast, et istusime laua ääres ja tuli lihtsalt sihuke mõte ja me pidime selle lihtsalt maha müüma ja ära teostama. Väga lahe. See vist selles mõttes ettevõtte siseselt ikkagi nõuab päris palju usaldust, et nii vabad käed anda. Et kas teil on ka nagu mingit sihukest, nagu, et kas see mindset on üleüldiselt ettevõtte teistes tiimides ka, et okei, nagu teeme mingil määral, ma ei tea, 80% kokkulepete järgi ja siis 20% eksperimenteerimist. Et kas see on nagu sihuke läbiv joon teil? No tiimide üleselt ma kindlasti ei saa rääkida, et Bolt on juba nii suur, et see on natukene sama paralleel, et kui keegi ütleb, et sa oled Saaremaalt, mul on ka sõber, kes on Saaremaalt, kas sa tunned teda? Et siis natukene Boltiga on sama, et mul on sõber, kes töötab Boltis, kas sa tunned seda ja siis on hästi piinlik öelda, mul pole õrna aimugi, kellest sa räägid. Aga ma olen kindel, et ta on väga tark ja väga pädev. Ehk nagu ma arvan, et vähemalt brändi loovtiimis sul peab olema relatiivselt palju vabadust, aga selles suhtes, et me on ka väga kõrged selles suhtes standardid ja inimesed teavad, mis need standardid on ja disainitiim, eks neil on nagu mingisugused brändijuhised, mille järgi copywriteritel on oma nagu nii-öelda mingisugune sfäär, mille sees nad opereerivad, mingisugused piirid peavad olema. Aga mis mulle väga meeldib meie tiimi puhul on see, et küsitakse miks hästi palju. Nagu väiksed lapsed, kes kui sa seletad neile, et mingi asi maailmas on nii, et miks. Ja sa lihtsalt küsid seda miks ja sa näed ju tegelikult vastaspoolt, et kui sa suudad seda ideed kaitsta peale 8. miksi, siis tegelikult see näitab, et nagu midagi peab seal kuskil peidus olema. Okei, mul on kohe küsimus, et kuidas te seda kebab-butterit kaitsesite reaalselt, sest nagu ma nägin seda ja mõtlesin, et mingi, oh my god, see tundub see tundub disgusting nagu. No võtta, aga kõige olulisem, üks hästi oluline asi, mis meil on see, et eriti see nii-öelda outbound brändi tiim, et meie kõik usume, et pigem tekitada nagu emotsiooni, kui tekitada neutraalsust ja ma arvan, et see on minu täielik filosoofia ka, et ma ei näe mitte mingisugust pointi teha midagi, millest inimestel on nagu suva. Ja me anname Liisaga tegelikult koos ka nagu koolitusi ja loovuskoolitusi ja üks esimene statistika, mida me avaldame, on see, et 89% reklaamidest või visuaalidest, mida inimesed näevad, nad unustavad totaalselt. Ehk siis, kui mingisugune ajaperiood pärast seda näidata neile seda ja küsida, kas sa oled seda varem näinud, nad ütlevad ei. Kuigi tegelikult nad on seda näinud. Ehk siis sinna nagu kukkumine juba on täiesti välistatud. Vastuseks kebaabime küsimusele, siis lihtsalt ainukene nii-öelda seeme tuli sellest, et aasta lõpp tuleb, tehakse kõiki neid Spotify Wrapped, Bolt Rewind kampaaniaid, et võiks justkui Bolt Foodile midagi siukest teha. Ja sealt hakkasime kuidagi, seal oli üks mõttelõng, teine mõttelõng jõudis selleni, et kebaabe tellitakse hästi palju, uurisime datas edasi, et neid tellitakse öösiti kella 10 ja kella 7 hommiku vahel mingi 70% või midagi siukest. Ja minul on siukene nagu, praegu on seda eriti kentsakas öelda, aga kas tõesti igal kuulsusel, igal brändil peab olema oma veebränd. Ja see oli juba jaanuaris, või tähendab eelmise aasta suvel oli minul see mõte. Siis kokku tuligi see, et teeme kebaabi maitselise vee, et kui sa kell 3 öösel tellid toitu, tegelikult peaksid vett jooma ja tuttu minema, sest tegelikult see on see, mida me kõik peaksime tegema. Ja siis küsitigi, miks? Aga miks? Bolt ei ole, et mõtles, selle ühiku hind on kindlasti väike, me saaksime teha PR-pakke. Miks? Sellepärast, et Bolti enda kanalitel on vahepeal väga raske saada reachi, sest et see on ka nii-öelda kliendi toekanal, nii et hästi palju tuleb seal vihaseid blokke ja kurjasid sõnumeid ja sõnu, mida ma eetris ei ütle. Miks PR package'id? Ongi see, et UGC-d ja niimoodi sa jäädki seda kaitsema ja seda kontseptsiooni samamoodi. Miks? Sest praegu on üliteemas, et kõikidel on mingid veebrändid. Miks kebaab? Sest et see on väga euroopalik asi. USA-s see kella öine kebaab pole teema, Bolt on väga Euroopa. Ja lihtsalt nagu, kui sul igale miksile on mingisugune vastus, see nagu näitab seda, et sa usud sellesse ideesse. Ja lõpuks umbes öeldigi, et okei, tehke ära. Meil anti nagu summa ja siis öeldigi, et tehke ära. Anti summa ja anti impressionite arv, mis me peame saama. Ja siis öeldigi, et tehke ära. Ja sellest hetkest kui me saime tehke ära ning ma olin juba uurinud, et kas see on nagu füüsiliselt võimalik, et minust sai vee-ekspert, vee-tootmisekspert. See oli 6 nädalat oli kuni hetkeni, kus me tahtsime launchida. Me lükkasime selle 2 nädalat edasi, et lõpuks läks 8 nädalat. Aga jah, lihtsalt, mis on toores jõud ja puhas rumalus. See impressionite goal tuli VP of Growthilt või kuskilt?
see tuli Head of Brandilt. Okay. Ja selles suhtes nii nagu kõik need siuksed ju eesmärgid, et natukene on ju õhust tõmmatud. Et ma ei ole veel näinud ühtegi ettevõtet, kellel on nagu päris toimetav valem, millal nad võib-olla siis ei ole ise mõelnud, et võiks saada umbes nii palju või umbes sellega me oleksime rahul. Ehk siis brändi tiimist nagu kõrgemale üldiselt asjad nagu ei lähe või kui palju VP of Growth peab midagi kinnitama ja kui palju siis nagu Markus peab mingeid asju kinnitama või kui palju ta sealt nagu edasi, kui palju ta seal Maximilianist nagu kõrgemale tõuseb? No meie, ütleme nüüd Kebaabiveega me otsustasime, et me palume andeks, mitte luba. Ehk siis me ei öelnud kellelegi, et see on nüüd meie geniaalne plaan, vaid see enam-vähem lanseeris ja tegelikult see hakkas suht nagu 48 tundi peale lanseerimist, see juba hakkas nagu see juba põhimõtteliselt tegi tasa selle eesmärgi. Ehk siis selle peale, kui umbes VP of Growth nägi seda, siis see juba toimis. Et nagu ma arvan, et need, mis lähevad kõrgemale, need on ikkagi siuksed suuremad asjad, et ongi, kui on need gigakampaaniad, üldse kuidas mõõdetakse igasugust nagu brändi eelistust, et alustatakse läbi kolmanda osapoolte siis küsitluste, et küsitakse nii-öelda lihtsurelikelt inimestelt, kas te tunnete Bolti brändi ära, jah, ei, kui on jah, siis hakatakse alles edasi, et emotsioonid, tunded, turvalisus, kõik need asjad ja siis peale teatud ajaperioode, aktivatsioone tehakse neid uuesti, on ju, ja siis mõõdetakse seal erinevaid vahemikke ja loomulikult on ka nagu suuremad võib-olla siuksed sotsiaalmeedia eesmärgid, aga see on see vana hea, et kelle süü see siis lõpuks on, et kas on tootetiim, et ta ei lanseerinud uusi tooteid, kas on sotsiaalmeedia tiim, et ta ei postitanud, kas see on tõlketiim, et nad ei lokaliseerinud, et sellist näpuga näitamist meil liiga palju ei ole. Aga kuidas mainis seda mikside asja, mis on selles mõttes üli hea ja ma kujutan ette, et enne, kui te läksite seal Maxi juurde teda sinna tema grillile, siis enne oli see, et ma kujutan ette ise mingisugune 20 miksi proovisite ära vastata või ma kujutan ette, sest on kujunenud ilmselt välja mingi praktika teile, et enne kui kellelegi üldse näidatakse enda asju, siis kõigepealt mõtled ise välja 20 miksi, on see nii? No enam-vähem, selle konkreetse näitega oli see, et Max oli nagu Tallinnas ja ta oli selles ruumis, nii et need miksid saime väga kiiresti kätte. Ta on kõige paremas mõttes suht intensiivne inimene ka, et kui tema ütleb miks, siis sa pead ikkagi nagu selgroo silgeks lööma, aga see on ainult sellepärast, et ta on lihtsalt nagu nii hea selles, mida ta teeb ja hästi suur lugupidamine on. Ma arvan, et üldiselt tiimis see mikside teema on jah, et ja ka väljaspool Bolti minu enda peas on see, et tegelikult on miksile on 2 vastust. Kas on see, et sa arvad, et see töötab hästi, nii-öelda, et see jõuab siis mingisuguse eesmärgini, mis on siis numbrid või kaugus või impressions või reaktsioonid, et sa arvad, et see on mingisugune asi, mis siis toob seda nii-öelda mõõdetavat tulemust või siis vastupidi, see võib olla garanteeritud mõõdetavat tulemust ei too, aga kui inimene ise läheb seda otsima, et sa tunned, et see esindab sind piisavalt hästi. Ja kui see ühele nendele 2 nii-öelda probleemile väga ei vasta, siis tegelikult pole mõtet isegi miks küsida, aga üldjuhul see hakkab sealt 2 harust minema. Aga kas ja vahemärkus, et Max on siis eelmisel Grit-konverentsil esinenud inimene, kes siis on Head of Brand siis Boltis, et sellepärast me tema nime mainime, sest ta on ka juba osa part of Grit, nagu kuna ta meil konverentsil käis, üks tugevamaid esinemisi oli. Jah. Aga korraks veel sellest tiimist, kus sa oled, et mida siis erinevad rollid teevad, et näiteks mida teevad loovstrateegid, mida teeb siis keegi, kes ma ei tea, selle asjaga nagu, mis loovstrateegid välja mõtlevad edasi toimetab, et kuidas see nagu rolli jaotus teil seal on? Jah, see on kindlasti rohkem siuke Rubiku kuubik, kui ta on pusle, kus et on kasti peal on pilt ja siis selle järgi pannakse kokku, et nii nagu Rubiku kuubikut saab erinevat viisi kokku panna, et lõpuks ta tuleb kokku, aga see ei ole alati samade liigutustega. Laias laastus meil nii-öelda brändi tiimile tuleb siis kas VP of Growthilt või Director of Marketingult tuleb, kui on suurem asi, tuleb mingisugune brief, et seda on vaja, siis see jaotatakse mingisugusele kas loov juhile või loovstrateegile kätte, et kuidas me seda lahendama hakkame. Seal on ringiratast päris palju. Mingi hetk seal võetakse tiimi keegi disainist, võib-olla keegi motion disainist, võib-olla keegi copywriter, võib-olla keegi sotsiaalmeediast ja siis hakatakse seda niimoodi lahti harutama. Aga kõik toimib ka selles suhtes tagurpidi, et meil on sotsiaalmeedia tiim nii-öelda või nagu nii-öelda üksus eraldi ja nemad töötavad mingil määral täiesti nagu iseseisvalt, et umbes, et ametlik brändi disaini tiim ei puutu otseselt sellesse, kui nad tahavad teha mingi video ja sinna teksti peale visata. Samas näiteks loovjuht võib öelda, et meil on siuke strateegia ja me tahaksime, et sotsiaalmeedia tiim mõtleks välja, mis sinna strateegia nii-öelda vihmavarju alla võiks maanduda.
ja jah, mina olen seal niisugune nagu vahepeal, et ma töötan siis nii-öelda nende loovstrateegide, loovjuhtide, creative directoritega ühes pundis, aga minu töö on siis nii-öelda tõlkida neid siis nii traditsiooniliste kui alternatiivsete keelde, et see jõuaks päriselt inimesteni, sest et hea brändikampaania on laias laastus. Ta võib küll olla üks väga paks dokument, aga ta lõpuks on videofailid ja pildid, võib-olla mingi füüsiline asi. Et kuidas jõuda selleni, et see nii-öelda sõnum jõuab piisavalt paljude inimesteni, piisavalt oluliselt, et nad kuuluks sinna 11% sekka, kes mäletavad seda mingisugust sõnumit, mis sa neile edastasid. Ja siis veel aasta pärast, kui tehakse mingi suurem brändi küsitlus, et tekiks see nii-öelda mikrosekund, et kui sul on telefon lahti ja Uber ja Bolti äpp on kõrvuti, et mis on see mikrootsus, mis paneb sind ühele või teisele poole suunama. Et niimoodi see on väga selles suhtes väga lahe, unikaalne töö Eestis, ma arvan, et seukest nagu väga palju ei ole, aga ma arvan, et mind väga palju aitab see, et ma olen olnud see, mis öeldakse, kokkeevitaja, kondiiter, turundaja ka, et sa nagu mõistad seda kõike, et kuidas see lõpuks keegi lifecycle'ist ja keegi blogikirjutaja, et nemad peavad ka selle kõik üle võtma. Aga ma pean ütlema täiesti ausalt, et väga lahe on see, et ma seda ise ei tea pea hetkel tegema. Et pole minu kõige tugevam kutsumus. Aga kunagi peab ikka tegema, see on, käib töö juurde. Aga mitu projekti paralleelselt tavaliselt jookseb teil laual? Ma räägin, võrdlus võib olla nagu see, et üks suur projekt, mis koosneb näiteks 20 alaasjast. Ehk siis üks vastus on üks suur megaprojekt, aga see võib olla näiteks 12 skripti, mis on 12 produktsiooni, mis on 12 korda astmel, mida iganes, palju e-maile ja mida iganes. Nii et ma arvan, et mul on hetkel minu dokumendis, enne kui ma siia tulin, siis mul on 11 liini, mida ma ajan praegu. Aga see on kõik ühe suure katusel, nii et kumb vastus rohkem meeldib, 1 või 11. Okay. For the sake of mental health ütleme 1. Jah, vot. Kuidas see Boltil on väga kõvad uuringutes taust ka taga, mis kõikvõimalikud uuringud on, millega Head of Brand nagu puutub kokku, millega teie edu mõõdetakse? Et jällegi natukene see olen piisavalt allpool jünger, et mina isiklikult jällegi liiga palju nii-öelda seda musta tööd seal taga ei näe, mida ma tean, et Head of marketing siis, eks mitte isegi Head of Brand otseselt, aga Head of Marketingi nii-öelda alla või vastutusse kuulub kõik see nii-öelda pikema aja välte pealt perspektiivi mõõtmine. Et kõik, mis on eriti niisugune brändi asi, et me teame, et seda saab mõõta lühiajaliselt, aga päris mõõtmine on siis nii-öelda aastate peale. Ja neil ongi siis, kuna on nii palju erinevaid regioone, erinevates regioonides on erinevad probleemid, et ma arvan, et Eesti tänavaküsitlusel teha, et kas sa tead, mis on Bolt, et seal tuleb üks vastus versus seda võib-olla teha kuskil näiteks, ma ei tea, Keenias, kus sul on väga suur erinevus linnastumise ja näiteks nii-öelda maaelu vahel üldse ja erinevad sõiduriistad, erinev kultuur on ju, et siis need on täiesti teised. Et ka see on lihtsalt kuhi mammut Exceleid, aga mis meieni lõpuks nagu jõuab, on erinevate küsitluste siis nii-öelda vastused ja siis selle nii-öelda delta muutus ajas. Ja siis saame tagant järgi vaadata, et kuidas see siis nii-öelda rahaline investeering ja kampaaniate investeering seda mõjutanud on. Ja siis eelkõige ongi, et kas see on turvaline, kas see meeldib sulle, kas sa arvad, et see seisab õigete asjade eest. Ja siis sealt edasi juba igasugused sõidukogemused ja ütleme niimoodi, sa võid ju neid küsimusi lõpmatult küsida. Aga siuksed suuremad asjad. Ja vahel on siuksed kergemad küsimused ka nagu näiteks, et kas sa räägid Bolti reklaamidest oma sõpradega ja seal juba üks jah-vastus on positiivne selles suhtes, et meile õnneks on need väga palju kõrgemad, aga et kui palju lihtsurelikud inimesed räägivad õhtusöögi lauas reklaamidest, pigem vähe. Aga see on väga hea näitaja sellest, et jutt on nagu kohale jõudnud ja alustanud mingit diskussiooni, sest et turundajana nagu tegelikult see nagu lootus, et sina suudad inimesele mingi sõnumi täpselt nii, nagu sina selle oled välja mõelnud kohale jõuda, täiesti ebarealistlik. Kõige parem, mida sa suudad teha, on loota, et see jõuab inimeste aiu ja tema hakkab seda lahkama. Ja siis võtab sealt seda, mida ta võtab. No aga üldiselt Bolti osas, et Eesti on selline mõnus Boltist ülekülluses riik on ju, et kui ma räägin oma mingites teistes riikides sõpradele, et meil on Bolt Food, meil on Bolt Drive, me saame autosid võtta, me saame tõukse, meil on need Starshipi, need robotid on ju, et Boltil on nagu nii lai toodete valik
ja siis mulle tuttavad ütlevad, et meil on takso, Bolti takso, suht igav. Et kuidas see kuvand näiteks Euroopa erinevates riikides või üldse üle maailma erineb? Ja et kas selle kohta on sul mingit sisendit, mingit infot ragada? No see on see eurooplase olemise võlu ja valu, et ma ei tahaks mitte kuskil mujal elada, aga turundajana on täiesti õudne ju. Sul on nii palju keeli, nii palju nišše, nii palju regulatsioone, Euroopa Liit kaitseb, aga Euroopa Liit paneb kukalt ka kratsima vahepeal, kui sa proovid mingit analüütikat kuskilt välja saada. Et selles suhtes, et jällegi meil on väga palju väga tarkasid data inimesi tööl, kes proovivadki nii-öelda välja mõelda, et millised on need nii-öelda lahingud, mida on mõtet üldse pidada. Näiteks Londonis e-rattad, Boltil on ka e-rattad, miks me sinna ei lähe. Laim on seal, ma ei võin nüüd aastaga mööda panna, aga mingi 10 aastat olnud põhimõtteliselt ainuke turuliider ja täiesti kultuuri osa. London kallis koht ka ja seal on minu meelest veel niimoodi, et iga linna osa peab eraldi siis neid tendereid tegema nendele rattastele. Ehk see on nagu täiesti nagu väga tore, jällegi mammut Exceleid juurde. Ehk siis kas seal on mõtet, see strateegia, mis sa seal teed, võib olla mingisuguste kergliikuritega versus mingi teine linn, kus on alati olnud 8 erinevat nii-öelda valikut, on ju, 2 täiesti erinevat asja. Ja siis ongi nagu, need on mammut Excelid, kus mina näen sükast lühikest kondenseeritud vaadet, et näiteks, et riiki X me investeerime taksodesse nii palju, foodi nii palju, ratastesse nii palju, et selle taga on väga suured mõtted. Aga see on meile ka tegelikult selles suhtes probleem, see jällegi ei taha liiga kaua seda ühte trummi lüüa, aga kebabi poolik point oli ka see, et üldse inimestele teada anda, et Bolt Food justkui võiks eksisteerida. Et väga paljudel turgudel neil pole õrnemegi, et see on nagu teema. Et täpselt see sükene natukene tähelepanelikkuse tõstmine oli sükene kõrvalprotsess ja paratamatult tahame umbes Pariisis midagi filmida, tahame tõuksi videot seal filmida, tõukse pole, okei, nii hakkad ümber mõtlema. Et jah, see on väga unikaalne nii-öelda võlu ja valu, sest et teistpidi on jällegi see, et võimalusi on hästi palju, et kui mingi neid mingid asju, mis on lanseeritud, Bolt Foodi lanseerimine on sellel tiimil ju täiesti välja mõeldud, kui nad lanseerivad uue linna, kõik pakid on olemas juba ju. Et tegelikult, et kui läheb selleks hetkeks, siis see muutub nagu kergeks. Okay. Et kui on mingi, ma ei tea, startup või Eesti ettevõttes ongi see, et alguses see lanseerimine on nagu sükene valus, aga mingi hetk, kui sa saad selle nii-öelda paketi valmis, siis vähemalt alguse sa saad nagu rallida ja siis hakkad uuesti seda nii-öelda ratast leiutama. Aga mis on mõni üllatav riik kuulajale, kus Bolti bränd välismaal on tugev? Me teame, et Eesti, aga kas on mõni linn, mis veel on süke? Tugev on väga lahe sõna, mille sa valisid. Ja ma ei tea, ma arvan, et inimesed võib-olla üllatuksid ikkagi nagu nende Lõuna-Aafrika nagu riikide peale. Et meil fakt, et üldse meil loovtiimis on ju, et okei, Bolt nagu valdav enamus töötavad Tallinnas peakontorist, aga meil on ka üks liige Keenias, üks liige Nigeerias. Ehk siis need on piisavalt olulised turud, ehk siis meie nii-öelda tiimi on tehtud erand, et neid ei lennutata Tallinnasse, vaid nemad peavad olema seal. Et ma arvan, et see nagu Aafrika suund, et ma arvan, et see on eestlasele võõras, aga näiteks Jaga ka, kes toimitab just Aafrika riikides ja värki, et see on natukene sükene tundmatu maa, aga seal on kindlasti huvitav. Mida kuulaja võib-olla ei tea, on see, et Bolt on USAs ja Kanadas ka, aga kuna sükene ettevõte nagu Bolt on juba olemas, siis Bolti nimi USAs ja Kanadas on Hop. Ja see on peavalu. Okei, see on mulle täiesti uus info. Sain selle fakti teada, see on tõesti vähetuntud fakti. See on täiesti peavalu ka sellepärast, et sa ju mõtleksid, et vähemalt nagu logo võiks mingitel assetitel sama olla, aga sa hakkad kõiki otsast peale panema, tegelema, jah. Aga see logo näeb samasugune välja see Hopiga või? Google'dan kohe. See näeb sama välja. Font on sama, aga lihtsalt O on samamoodi, et sul on see täpikene seal ja siis on HOPP versus BOLT. Ja praegu on sükene, näiteks kohe varsti tuleb ju FIFA maailmavõistlused jalkas toimuvad Põhja-Ameerikas ja seal ma tean, et tiimidel nagu kratsivad kukalt, et kuidas Euroopa inimene, kes läheb sinna vaatama, tajub ära, et ta ei pea uut äppi alla tõmbama. Vaid see on tegelikult sama äpp. Ja see on ka sükene nagu challenge, mille peale sa nagu ei mõtle, aga samas täiesti jälle
aga ülihea on see, et teie see distinctive asset on tegelikult ikkagi päris tugev, et kui tegelikult vaadata seda Hop brändi logo, ma vaatasin, sa ikkagi tunned ära ümmargune ring ja roheline, see teie nagu unikaalne roheline ja need valged taksod, kus see sama roheline on seal keskel. Tahaks öelda, et kord nädalas ikkagi mingisugune, issand jumal, mingi ettevõte teeb mahateed, tuleb ikkagi ära. Või inimesed, kes maanduvad Toronto lennujaamas, seal on kohe, tuled välja, on suur Hopi plakat ja saadavad mulle pilt, et issand jumal, nagu Kaja. Me peame tegelema sellega. Juristid peale, nad varastavad Bolti asseteid. Kui tugev, mainisid korra Laimi ja seda, et kuidas teised teguvad teistel turgudel, kas teised on palju teil infot on selle kohta, et kui tugevad teiste nende konkurentide bränditiimid on või kui palju nemad nagu loovkampaaniad ja imago kampaaniaid teevad? Ma arvan, et nii palju, kui me nagu oskame salaja vaadata teiste kulisside taha ja nii palju kui külmsõnumeid, mis ma olen LinkedInis saatnud. Näiteks Uberi loov turundustiim on Bolti omast, ma ei tea, 50 korda suurem. Aga see on ka natuke see, et peamiselt USA turg ja lihtsalt see suhe, mis neil on turundusrahadega ja kogu selle allüksusega on täiesti teine. Ehk siis justkui see on nagu alati selles suhtes kentsakas, et mingite ettevõtete mõistes Eestis eriti Bolt on see suur tegija ja hästi palju justkui on raha ja nemad ei pea üldse vaevlema, aga maailma mõistes me oleme ikkagi selles suhtes, et selles positsioonis, et meil on ikkagi kuidas saada samu tulemusi 20x, 50x, 10x väiksemate eelarvetega. Et paradoksaalsel kombel meil tegelikult see sama küsimus on ikka veel, lihtsalt see skaala on nagu teine. Aga eks Uber, Waymo, kõik sellised, nad ju teevad selles suhtes väga tubli jätkusuutlikku tööd, sest see isesõitvate autode, taksode ajastu, ta USAs on kohal, Euroopasse kohe jõuab ja see tuleb täiesti uus sükene, ma arvan, et sarnane nagu sükesele veebibrauseri või interneti või .com bubble'i nagu hetkele, et kes selle nagu võistluse võidab. Et Waymo näiteks on täiesti läinud kuulsuste turunduse peale. Lihtsalt järjest kõik vähegi tuntud inimesed, keda nad saavad, et neil sükest silly goofy sotsiaalmeediat sama tegi Unilever ka, vaatab, mingi suurendas oma seda budgetit, nagu mingi, et 200 000 influencerit on vaja pardale saada ja mingi süke teema. Jaa. Et näha on nagu selles suhtes jällegi, kui raha on ja see on see, kuidas sa turundust nagu vaatad. On tore öelda, et selles suhtes, et Boltil hetkel seda nagu, ma arvan, et isegi soovi otseselt ei ole, sellepärast, et eks see on täpselt sükene, et see töötab see nii kaua, kuni see töötab. Väga hästi öeldud. Aga Uberil on vist ju see, et Uberi ja neid sellised auhinna kampaaniad ja neid nagu ikka näeb ja niimoodi, aga need on minu meelest agentuurid on seal ka taga, et nad erinevalt teist, kes te olete süke in-house agentuuriga teete neid asju, nad vist võtavad suht palju väljast. Nad võtavad päris palju väljast, aga selles suhtes, et Bolt ka mingil määral on see, et kas või see eelmise aasta Riding is the New Driving kampaania, et seal võeti ka ikkagi nagu auhinnatud maailmakuulus režissöör näiteks. Et siukest suhtes, et meil võib olla in-house creative team, aga see on täpselt see, et mingil hetkel mingi lagi tuleb ikkagi kätte ja et justkui laename ikka ma ei tea, kas see agentuur on võib-olla selles kontekstis õigesena, aga väljaspoolt mingisugust talenti või mingid monteerijaid või mingid helidisainereid, kes on oma alatipud, et me natukene lähme sellest välja. Aga Uberil on, tal on väga suur, agressiivne, suurte eelarvetega luksus toimetada ja nad on ka relatiivselt, ütleme niimoodi, et neil on ju Lõuna-Ameerikas täiesti omad agentuurid, siis neil on Euroopas oma niš Austraalias eraldi. Et ma arvan, et see on see samamoodi, et lihtsalt, et saada seda nagu tehnilist talenti või seda monteerimisfoto, et selleks on ikkagi agentuure vaja. Et Boltis meil on see võimekus mingisuguseid asju helindada, pildistada, filmida ise ülesse, aga mingil hetkel, kui tahta ikkagi neid suuri asju jahtida, siis võtame ikkagi nagu oma ala kunstiprofessionaalid. Et ma arvan, et reklaam on tegelikult ka ikkagi kunst või ta võiks jääda kunstiks. Mingid see meta conversion ad, et kliki peale ja saa soodukat, et see, ma ei tea, kas alati peab üldse olema kunst, aga mingil määral nagu paratamatult reklaamindus ja brändid mõjutavad seda kultuuri, milles me elame. Ja ma arvan, et see on ka osa sellest brändistrateegiast, et mitte jääda sinna keskpärasusse sloppi. Ja minu meelest ta juba sellepärast on ka kunst, et kui palju me oleme vestlustes, kus mingid loovinimesed või turundajad arutavad, et kas see on hea kampaania või halb kampaania vaatamata tulemusi, siis ilmselt nad põhimõtteliselt vaatavadki seda, nagu nad vaataks maali. Et ka tegelikult lihtsalt ainult nagu esmamulje põhjal.
ja no hea kampaania, ta on nagu laul või ta on nagu film, et ta ju kandub igapäevasesse kõnepruuki. Sa pole sinna ise kui nälg kallal, Snickers, nagu inimesed kasutavad seda vestluses ebairooniliselt, sellepärast, et see on lihtsalt pähe kulunud või ma ei tea, midagi kukub maha, keegi ütleb tudišpiip või mingi, mida iganes on ju, et noh, selles suhtes, et see on osa kultuurist, lihtsalt inimesed ei saa sellest alati aru. Ja jah, ma ei tea, mina isiklikult olen väga suur sükse loova, meeldejääva kunstilisuse alatooniga inimene, kellel on kas Exceli tabel peas, et kõige parem loovkampaania on see, et ta on nagu kunstiliselt kõrge tasemel või ta on lahe, ta ei pea olema nagu perfektne, ta võib olla ka hästi toores, ta saavutab eesmärki, aga kuidagi ta jätab mingi jälje. Ma ei tea, minu meelest see on nagu kõige ilusam, lahedam kombo asjadest. Aga räägime sellest septembris tulevast suurest brändikampaaniast, et kuidas selline kampaania sünnib, kui palju seal on mingit metoodikat ja siis kui palju seal on seda, just nagu sa ütled, seda kunstilist poolt, kus sa saad ise vabade kätega välja mõelda, mis see katuskampaania saab olema ja mis need mingid hyperlocal kampaaniad tulevad. Ja seda ma arvan, et kui september on läbi, siis retrospektiivina on kindlasti väga palju põnevam kuulda, sest üks asi on ju plaan ja teine asi on see, mis lõpuks nagu teisest otsast välja tuleb. Septembris räägime siis uuesti. Jah, aga nii palju ma oskan öelda jah, et võib-olla jah, ava veits seda nagu protsessi nagu step by step. Ma võin öelda, et see sulle on igapäevane ja tavaline, sa oled juba harjunud, aga ma võin öelda, et iga lause, mis sa nüüd ütled, on huvitav. Jah, no protsess on see, et suured tähtsad tipus olevad inimesed on otsustanud, et meil on vaja mingisugust suurt kampaaniat, et just parendada seda arvamust, turvalisus arusaamist kohta ühiskonnas, et oleks see mikrootsus, et noh, miks on see, et sa lähed kusagile Aasia riiki, Vietnami, kus on teine keel ja sa ikka valid Colgate'i suva, et sa ei saa sellest aru, aga noh, mis on see mikrootsus, mis on sulle selle brändi eelistatavuse tekitanud. Et see on see, mida me jahime, nad on otsustanud, mis see eelarve on. Ja siis põhimõtteliselt andsid Head of Brandi ja Creative Directori kätte, et hakake välja mõtlema. Nemad siis riffivad kõik igasuguseid mõtteid läbi. Lõpuks jõudsid ühe nii-öelda põhikontseptsiooni peale. Ja see põhikontseptsiooni võib-olla eripära meil on siis see, et selle asemel, et teha ühte võib-olla nii-öelda visuaali või ühte põhiassetit, mida siis tõlkida, on otsustatud teha erinevatele maailma regioonidele, Bolti turgudele sama kontseptsiooni põhjal eraldi siis assetid või eraldi klipid. Mis siis tähendab, et see volüüm, et sa ei kirjuta ühte skripti otseselt, sa kirjutad neid 20 ja siis sa ei kirjuta ühte kaadrit välja per video, vaid sa korrutad selle siis väga palju suurema numbriga. Ja siis niimoodi on nagu jagatud, et riigiti või turuti on siis jagatud loovstrateegide vahel, kes mille eest vastutab. Mina olen sükene nagu erineva mütsiga, et ma aitan neid kõiki ja siis praegu me agaralt kirjutame neid skripte. Me oleme appi võtnud ka ühe välismaa agentuuri, kes siis aitab kogu seda asja hallata, sellepärast, et igast ju erinevast assetist tuleb kokku ka cut down, televersioon, kinoversioon, plakativersioon, paid ads versioon, 30 sekundit, 15 sekundit, 5 sekundit, sotsiaalmeedia, see on lihtsalt rets volüüm ja siis me tegime oma töö keerulisemaks, et me teeme seda korda mingi 20 korda veel edasi. Ja siis jah, ehk siis välismaa agentuurid need aitavad eelkõige siis näiteks castingutega või näiteks nii-öelda lokatsioonidega või sükeste asjadega, et selle asemel, et võib-olla meie siin Tallinnast otsustame, et milline Keenia baar kõige parem meil oleks, on ju, et meil on nagu abilised selleks. Ja siis põhimõtteliselt võib kujutada ette, et on üks suur lehter, et ülevalt pritsitakse hästi palju asju peale, kes siis on agentuurid, kes siis on võib-olla vabakutselised, kes aitavad. Ja siis meie see tiim on see lehter, kes siis filtreerib välja, mis on jah, mis on ei. Ja siis all tuleb välja sükene olulisem osa. Ja siis kui see eeltöö kõik on tehtud, siis siin juuni keskel tiimis nii-öelda core osa lähevad Londonisse, sõidavad Londonisse neid kõiki monteerima, et nad istuvad koha peal ja monteeritakse kõik koos ja monteeritakse nii-öelda valmis siis režissööride ja monteerijatega. Et see nii-öelda kunstilisus element jääks. Samal ajal on sotsiaalmeedia tiimile antud umbes ja blogitiimile ja Lifecycle tiimile võib-olla antud nagu vihje, et kuhu me hakkame minema. Et see on see katus, mille sees te võiksite opereerida need ajad. Ja siis seal omakorda minu vastutusala on siis mõelda välja mingisugused kontseptsioonid siis erinevatele kas siis sotsiaalmeediat või alternatiivsetele kanalitele, mida siis saaks hakata peale lanseerimist edasi lükkama, et sul ei oleks ainult see, et okei, sul on see üks video,
mida sa siis, okei, sul on 15 sekundit, 30 sekundit ja pilt, aga nii, kuidas sa seda suuremaks teed. Et nagu, mida näitas minu jaoks kebabivesi, mida näitab minu jaoks iga päev on see, et kas või teie, mõelge, kas te käisite eile Instagramis? Ja. Kindlalt. 10 minti tagasi ka. Võt, kas sa suudad... Okei, mitte 10 minti ikkagi. Tegid 10 minti, ma käisin Bolti lehel siin enda arvutist ka, nii et jah, mul on praegu ka, kui Bolt Estonia leht on lahti, nii et võt. Nimeta mulle üks story, mida sa eile nägid. Minu enda oma. Okay. Ainus nagu. People care about themselves. Ja literally mitte ükski teine nagu. Ja mõtle, et tegelikult sa võib-olla nägid neid sadu postitusi, tuhandeid, kõndisid bussipeatustest mööda ja iga seda assetit on mingisugune loov tiimi mõelnud ja teinud teksti suuremaks, väiksemaks, pilti vahetanud, strateegiat ajanud. Ja see on mingil määral hästi hirmus ja väsitav, et issand jumal, miks ma rügan siis, kui kõigil on täiesti suva, aga teisest küljest on minu meelest ülim vabadus. See tähendab, et ükskõik mida sa teed, lükka üles ja õpi, liigume edasi, sest päeva lõpuks ametlik statistika on see, et vist inimene peab 7-10 korda saama sama sõnumiga vastu pead, enne kui ta suudab seda talletada. Erand on see, et kui sa oled näiteks väga niši turundusspetsialisti huviline ja sa näed turundusuudist, siis sul võib-olla piisab ainult ühest korrast, aga see on sellepärast, et sul on väga tugev soodumus sellest hoolida. Ja jah, et selles suhtes, et see volüüm ikkagi nagu loeb ja on vahepeal olnud niimoodi, et teete Instagrami lahti ja vaatate põnev postitus, aga siis tuleb refresh ja see kaob ära. Ja kujutad ette, kui see on sinu üks ja ainus lansseerimispostitus või see on see üks kord, kui sa seda oma nii-öelda toote launchi videot postitad. Täiesti nagu raisatud potentsiaal. Et ma arvan, et selline strateegiline volüüm on tänapäeval kõige olulisem, et mõelda välja mingisugused formaadid, mis on kerge sul järgi teha. Seda ei saa kõik brändid teha, ega Bolt ei saa seda lõpuni teha, sest meil on ikkagi asju, mida me peame kommunikeerima, uued tooted, uued turud, mis värki, aga kui keegi küsiks mult, kuidas saada nii-öelda lihtsalt edukaks Instagrami või TikToki kontoks, leia endale üks formaat, mis sulle meeldib ja lihtsalt pane surmani. Et näiteks New Yorgis metroovideod, What's your take? Seda vaatasin täna. Iga video hakkab ju täpselt, see on tegelikult sama video. 200 korda, aga see toimib üli hästi, sest inimene teab, mida ta ootab, algoritm väga hästi sellest aru ja kes seda tahab ja siia sinna või samamoodi see Ukraina Maxi Career Ladder, kus pannakse see redel. Vend on 3 aastat teinud sama formaati. Või see, et how did you get rich, need tüübid. Ja. Et selles suhtes, et see on väga ebaseksikas, et lihtsalt mõtled ühe asja välja ja pand lõpuni välja, aga kui tahta lihtsalt nii-öelda, kui sa oled alustav konto või alustav ettevõtte, kõige lihtsam on see, siis sa tuled tööle ja mõtled, tavai, mida ma selles formaadis täna teen, mitte see, et mida ma täna teen. Aga päris huvitav, mu järgmine küsimus oleks olnud, see on nagu huvitav seda asja ütled, sest mulle on tundunud, et on nagu, ma ise olen vaadlen viimase 6 aega hullult mõelnud selle peale, et kumb see on oluline, kas volüüm versus kvaliteet, et ühelt poolt nagu volüüm on oluline, aga samas kui harva postitavad mingisugused, ma ei tea, Varbakiiks näiteks, et ta ei postita iga päev. Et kus sa nagu näed, et aga samas kui on see mingi kindel formaat, siis nagu sa tagadki kvaliteedi iga kord põhimõtteliselt. Varbakiipsuga on ka see, et sa näed kohe ära. Et Varbakiiksu postitus tuli ja kuna sa tead, et see meeldib sulle, siis sa nagu, sulle meeldib see ja sa jääd seda vaatama isegi võib-olla, kui see postitus ei olnud nii hea kui see eelmine. Sa ikka vaatad selle lõpuni, sellepärast, et sul on see nagu side ajus tehtud, et see kippus mulle meeldima. Ma siis vaatan, äkki see meeldib mulle ka. Ma räägingi, et ettevõttena ja lihtsurelikuna seda mõtet, et sa nüüd 3 aastat liitid täpselt seda sama postitust. Tundub A väsitav, B võib olla nagu selles suhtes ebastrateegiline, et sul võivad ju ärisuunad muutuda, sul võib prioriteedid muutuda, särki-värki. Et ma arvan, et kõige olulisem on võttagi sükene, mina isiklikult võtan sükse nagu keskmise, et mingite postituste eesmärk on levida. Ja selles mõttes on suva, kui palju seal seda logo on ja võib-olla nagu, et kui täpselt üks ühele ta nagu toimib, selle point on levida, et ta läheb kaugemale ja et mingid inimesed paratamatult vaatavad, huvitav, klikivad konto peale, ja siis teine osa on olla see kvaliteet või selles suhtes see, mis siis nagu päriselt seletab lahti selle essentsi, aga nagu samas ebarealistlik on arvata, et see väga kaugele läheb. Minu enda konto puhul, kus ma lihtsurelikuna olen, pilt minu näost on selles suhtes ebaoluline, et ega see ei levi. Seda ei ole antud siin maailmas, et mu nägu tahetakse kohutavalt levitada. Aga see on oluline selleks, et kui inimene otsib mu konto üles, ta nagu tunneb mu ära. Samas, kui ma teen mingisuguse totra postituse, kus ma ise endale sean hüpoteesi, et ma tahan, et see läheks kaugele, siis need lähevadki hästi kaugele. Näiteks see Koogi valimiste postitus, sellel on 400 000 viewsi. Iga 3. eestlane on seda näinud. Neil pole õrna aimugi, et mina selle tegin.
Et pole õrna aimugi, miks see tehti, et mina selle tegin, mida iganes, aga selle nagu justkui point oligi minna kaugele ja kes tahab teada, kes on, ta peab juurde otsima. Ehk siis sellepärast minu arvates üldse see vananenud võib-olla ka lihtsalt enda konto statsi või statistika vaatamine on natukene vananenud, et väga palju nagu on väärtust ka selles, et teised sinust räägivad, kui sa jätad kommentaare erinevatesse kohtadesse ja et sa lähed nagu laiemaks, aga lihtsalt ettevõtete juhtidele ei meeldi see, et kõigile parem on see, et kui sul enda Insta-kontol on see või LinkedInis või Facebookis on see kokkuvõte, et kaugele levis ja see on hästi nagu lineaarne, aga tegelikult see on ju tänapäeval nii palju keerulisem ja mitmetahulisem ja aga kas Boltis on, kuidas seal see suhtumine on, et kas volüüm või kvaliteet või kuidas seal nagu seda suhtumine või on, sest ühelt poolt tundub, et te olete ülikvaliteedile orienteeritud ja kõik, mis teilt välja läheb, on nagu top notch. No teistpidi see ju volüüm on ka meeletu, mida te teete. Vaata, see on see vana hea teada, et kõik, mis flopib, sa ei ole näinud neid lihtsalt. Okei. Nagu on ju asju, mis ei tööta või saavad nagu mingi just pehmelt öeldes 3 vaadet ja kõik 3 laiki ja need on kõik töötajad. Et seda juhtub ikkagi, võib-olla mitte nii dramaatiliselt, aga ikkagi juhtub, aga see ongi see nagu naljakas paradoks, et kui sul läheb mingil postitusel halvasti, siis sa mõtled, issand jumal, kõik nägid, et mul läks halvasti. Aga point ongi see, et keegi ei näinud seda. Aga see suhtumine on siis nagu pigem süke, et davai, Savi, let's post? Või... No meil nüüd sotsiaalmeedia tiimis kus ma nüüd nagu läksin, enne ma olin seal tiimis, nüüd ma läksin sealt ära, aga seal nüüd mindi selle strateegia peale, et volüümi peale välja. Aga niimoodi, et see oleks nagu läbi mõtestatud volüüm, ehk siis HQ mõtleb välja mingisugused formaadid, mida siis kohalikud peavad kohandama ja postitama ja kohalikud need lehed, neil on ka vabadus teha enda nišš asju. Et Oktoberfesti kohta võib ikkagi Saksamaa teha postituse ilma selleta, et me suruksime seda, ma ei tea, Ugandale peale, aga et neil on ikkagi autonoomia, aga mingi volüüm on, mis peab täis saama, et see nii-öelda buzzword, selle eelmise kvartali buzzword oli loaded CPM. Ehk siis, et kui sa juba mingisuguse asseti või mingisuguse visuaali või video teed valmis, siis kuidas sa seda ühte visuaali saad maksimaliseerida, nagu maksimum ära kasutada. Sest et su tootmiskulu on juba olnud või nagu see juba produtseerimiskulu on juba ära olnud. Ja Bolti mõistes on siis see, et kui sa oled teinud mingi asja valmis ja see on suht universaalne haal, siis lükkame sellele 50 teisele lehele, laske kohandavad ära ja postitavad. Et just kui see kulu on siis ainult inimese aeg, mitte nagu nii-öelda eelarvekulu. Okei. Jah, ma tahaks veel korra selle suure kampaania juurde tulla, et lihtsalt seda timeline'i aru saada, et kui pikk on teil see prep selliseks kampaaniaks, siis millal hakkab mingi teaser-periood, siis on ju see lansseerimine ja siis mingid järeltegevused, et kui sa peaksid selle kalendri peale panema, et mis see välja näeb? Ma nüüd luban endale natukene mõõta määramatust, aga ma tahan öelda, et äkki umbes märts-aprill tuli briif, see oli peale ka kebabi vett, nii et mingi veebruar, märts-aprill, kuskil seal tuli see ülevalt briif ja siis tuli see üldse, et mida me üldse teeme. Et kui briif oli see, et meil on vaja brändikampaaniat. Põmst. laias laastus, eks seal olid mingisugused nii-öelda limiidid, aga enam-vähem nii. Siis me oleme praegu juunis, siis aprillis, mais lõpp valiti välja see päris otsus, mis tuli. Kaasati välispartner, see kõik toimub nii-öelda samaaegselt, on ju, et sellel ajal, kui sa intervjueerid produktsioonipartnereid või mingisuguseid režissööre, sa samal ajal ju veel nokitselt neid mingisuguseid kontseptsioone paika, et see kõik toimub paralleelselt, sihukest lineaarset võib-olla kaarti, et üks tegevus lõppeb ära ja järgmine algab, et seda ei ole. Ja siis siin maikuu jooksul hakkas esimene nii-öelda siis sihukene filmimise või siis sihukene nii-öelda tootmine, kui sihukene hakkas pihta. Praegu me oleme selles faasis, kus me toodame mingid asju ümber. Et esimesed nii-öelda assetid on juba sihukesed V1.1.1 on valmis. Ja tänu sellele on tagasisidet, et mida peab uuesti filmima, mida peab kohandama, mis toimib nii, nagu sa lootsid, et see seal PDF-is kunagi võiks toimida versus mis tegelikult ei toimi nii, nagu sa tahtsid, et see toimiks. Siis nagu ma ütlesin, juunis nüüd nädala 2 pärast läheb core team sinna Londonisse monteerima, kus siis väljutakse sellega, et peaaegu kõik siuksed nii-öelda videod on valmis. Siis sealt edasi disainerid teevad siis staatilised asjad valmis. Paralleelselt näiteks sotsiaalmeedia tiim vaikselt juba nuputab, kuidas saab kogu enda tegevust sinna poole nihutada. Mina siin paralleelselt oma 11 selle paralleelprojektiga mõtlen välja, et kuidas siis tekitada neid
tiisimise ja laivi, neid pikendusi, mis on siis suuremad kui nii-öelda see põhiasset, mis läheb. Noh, ja siis umbes ma eeldan, et kuna see on niisugune suurem brändi, ütleme siis nagu suunamuutus, siis vaikselt juulis-augustis me hakkame juba postitama asju, mis siis kukuvad selle suure vihmavarju alla, ilma siis seda lööklauset välja ütlemata nii-öelda. Siis kuskil septembris tuleb lööklause välja. Sa võid selle lööklause juba öelda meile? Ei tohi. See on üks asi, mis ma arvan, et siis mind ei oleks ka enam. See on see üks asi, mida mul ei lubata mitte kuidagi öelda. See 6 sõna. Jah, et siis septembris tuleb see nii-öelda lööklause põhiassetitega välja, aga ka niimoodi, et kuna ma rääkisin ju, et see on erinevates riigis erinev, siis ei ole niimoodi, et ühel päeval läheb igal pool välja, vaid see läheb ka lainetena. Kuna see on niisugune väga, ütleme niimoodi, et see on selline kampaania, mis kindlasti toimib paremini, kui õues ei ole pime. Et Euroopa riigid saavad alguses, kus on septembris on veel hea tuju kõigil soe ilus, õues saab asju teha särki-värki. Ja siis näiteks Aafrika arvatavasti nihkub sinna natukene aasta lõpu poole, sest et neil on tihti kogu aeg soe ja ilus, et mingisugused asjad, mis siis on koos nii-öelda füüsiliste activationitega. Ja siis plaan on justkui hoida see nii-öelda see momentum või see vihmavari peab kestma siis enam-vähem kuni aasta lõpuni välja, kuniks tuleb rewind. Ehk siis jah, et kui on mingisugune brändikampaania lansseerimine, siis on mingisugune haripunkt. Kui me võtame näiteks Euroopa või Põhja-Euroopa Eesti, siis haripunkt tuleb kuskil sealt septembris, aga tegelikult selleks ajaks kuu aega on juba natukene mingeid asju tulnud vähemalt ja justkui sisemiselt me teame, et kuu 2-3 peame tegelikult seda sama trummi, aga natukene teistmoodi. Et me ei tee seda, et me mõtleme välja Subway Takesi ja siis 3 kuud teeme täpselt seda videot, aga võib öelda, et me mõtleme välja siukest 5 mini Subway Takesi, mida saab siis nii-öelda reprodutseerida ja teades, et vahele tuleb ikkagi, et Saksamaal on Oktoberfest ja äkki tuleb mingisugune uus tooteuuendus ja et päris maailm ei ole see, et sa saad elu lõpuni ühte trummi jagada. Aga kuidas te tagate või selle kuidas te ennetada taoliste asjadega floppi, sükeste nagu suurte brändikampaaniatega, et ühelt poolt ongi see, et nendel sloganitel asjadel seal on nagu ad budgetit taga, aga et teistpidi ja seda sotsmeediat te lihtsalt toodategi nii palju, et seda floppi ei tule või kuidas? No tänapäeval tegelikult on ju see, et ma ei saa öelda, et nagu ma väga usun sellesse, et asjad saavad nii-öelda viraalseks, kuigi see sõna viraalne on viirussõna, sest mida tähendab tänapäeval viraalne? Kellegi jaoks on 10 000 vaatamist viraalne, kellegi jaoks on 1 000 000 flop, on ju. Et see on ka hästi suhteline mõiste, aga mis minu suur see nii-öelda alternatiiv lainete käpp sees on see, et kui palju tänapäeva turundusmaailmas pländitakse või nii-öelda mõeldakse ette, kuidas asja teha viraalseks. Yeah. See tähendab seda, et ka minul isiklikult mul on mitukümmend Redditi kontot, mul on käpad sees kõikide suurimate UK meemilehtedega, et meemilehed on ju teenivad, issand, kui keegi tahab raha teenida, tehke meemileht nagu, see on ebareaalne, mis summad seal liiguvad. Kui te näete meemilehes, et umbes, et selles jalkamängus oli inimene, kellel oli karukostüüm, aga kogemata taga on Pepsi logo. Sa võid olla kindel, et Pepsi on selle kinni maksnud näiteks. Ja see on niisugune suur hall ala, et kes disclose'ib, et see on reklaam, kes ei disclose'i. Aga et Kebaabi veega oli ka see, et me nii-öelda strateegiliselt võtsime mitu meemilehte siis nii-öelda palgale, et nemad hakkaksid levitama. Ja sealt edasi läks orgaaniliseks üle. Kuna mingi hetk vaata, need mingid meemilehed saavad aru, et nad ei saa ainult tasutud sisu teha, et mingid asjad on päriselt lahedad asjad, mis maailmas juhtuvad. Aga et see hakkaks üldse liikuma, siis me nii-öelda PR-ina maksime kinni, et nad hakkaksid seda levitama. Kui palju üks siuke postitus meemilehel maksab? Sõltub meemilehe suurusest ja sõltub, kui hästi sa nende vendadega läbi saad, aga ma ikka nagu käin Londonis nendega hängimas. Anna mingid summasi. Nagu suured meemilehed, ikka 20 tonni postitus. Normaalne. Päris huvitav vastas, ma pean ütlema, et ei ole kunagi kuulnud. See on nagu täitsa mingi nagu sotsiaalmeedia PR, et see on nagu see tänapäeva PR. Et... Ei ole ainult aga tegelikult nagu see tundub nagu võib-olla süükene kentsakas, aga see on sama asi, mis on nagu tasutud PR või mingi sisuloo ja collab, on ju. Ja me tegime ka niimoodi, et mingite meemilehtedega me tegime collab postituse, mingitega me ei teinud collab postitust. Et sa lihtsalt nii-öelda viskad selle raha aamenisse, et sa palud, et nad teevad selle postituse ja nad kuidagi nagu ei anna teada, et nagu nemad legaalsuse põhimõttel võib-olla kirjutasid sinna alla hashtag ad, kes sinna vaatab, kes sinna ei vaata, on ju. Aga et meieni see info ei jõua mitte kuidagi, et kui mitu impressionit seal sai nagu.
ja on siuksed, mis jooksevad nagu ettevõtted, et tuleb päris Zoomi kõne ja päris email ja päris pitch deck ja on siuksed, et inimene võtab telefoni kõne vastu, on kuskil Ibizal ja ütleb yeah, bro. Raudselt panen see postitus ülesse. et ja samamoodi, et kui saada mingisugust laulu trendimat, kui ma Nöpile tegin Eesti Laulu kampaaniat, siis ma tegin TikToki filtri, et Eesti laule ränkida, aga ma tegin niimoodi, et ma koodisin nagu Nöpi laulu selle filtri taustaks. Et isegi kui sa panid selle laulu viimaseks, sa pidid seda tegema selle laulu saatel. Et ka siuksed nii-öelda alternatiivviisid, kuidas nagu jõuda selle ja siis võib justkui öelda, et issand jumal, see laul trendib TikTokis on ju mingil määral tõsi, aga sinna pandi ka nii-öelda mingisugust tööd, et see sinna jõuaks. Oota selgitama mulle kui boomerile, mis mõttes, et ta oli seal nagu viimane või mis see tähendab, et TikTokis ka Instagramis saab teha nagu filtreid. Ehk siis sa saad valida, et kui sa filmid mingi video, et sa kuidagi seostad selle kas mingisuguse interaktiivse mänguga või lihtsalt mingi paned endale kassi kõrvad pähe. Ja tänapäeval on relatiivselt lihtne neid filtreid ise toota. Hästi, olles väga suure screen time'iga, ma tean, et iga aasta, kui on Eesti Laul või Eurovisioon, siis inimesed valivad siukse filtri, kus nad saavad panna meeldivuse järjekorda laule. Ma siis tegin Eesti Laulule siukse filtri, aga ma tegin niimoodi, et kui sa seda filtrit kasutad, sa pead kuulama Nöpi laulu. Okei. Et see Nöpi laul võiks alati ette. Kui inimene väga tähelepanelik televaate ei oska selle sealt maha võtta, aga tegelikult nagu enamus võtsid selle sama lauluga. Ja samamoodi, et kui me tahtsime, et mingi tema laul läheks aasta lõpu recapidele, et ma kirjutasin inimestele, et hei, kas sa tahaks proovida teha selle lauluga nagu recapi. Ja tegelikult ma olen teinud väga palju lõunaid näiteks üldse muusikaindustri inimestega ja muusika nendel plaadifirmadel on palgal tuhandeid klippereid. Kõik need lüürikavideod ja need nii-öelda vibe'i videod, need on ju kõik kinni makstud eelkõige. Ja nendele makstakse ka vaatamiste pealt, mitte ühiku hinna pealt, ehk siis nende motivatsioon on neid võimalikult palju teha. Nagu on olemas isegi selline AI tööriist, et sa paned laulu, sa paned vibe'i, generated teeb 100 TikTok'i sellest ühe nupuga. Ehk siis justkui, ja kui sul on piisavalt palju kontosid, sa lükkad selle ülesse, aga põhimõtteliselt nagu pool päeva tööd ja sa võid öelda, et 100 inimest on kasutanud seda nagu soundi ja teinud. Ehk siis jällegi natukene võib-olla pead kratsima panev või sükene demotiveeriv. Samas on see, et see on see mäng, mida me mängime nagu. Ja kõik ei peagi seda mängu mängima, aga samas see on umbes see, et kui sul silmad käivad lahti, et kuidas investeerimine toimib, siis sa saad aru ka, et okei, et on inimesed, kes nagu juhivad seda mängu, inimesed, kes mängivad seda mängu. Aga mina olen väga suur usk, et kõik see, mis on need alternatiivsed asjad, mitte keegi ei ole kunagi palunud, et ma seda teeks. Boltist näiteks keegi ei ole palunud. See on minu enda lihtsorelik aeg ja screen time, ja ma ei ole mingi ülitehniliselt pädev inimene, et ma nagu vibe-koodida ja siukseid asju teha oskan. Aga ma mõte on see, et kui tahta, siis tegelikult iga inimene saab selle nagu välja nuputada. Ja kui ongi eelarvet ei ole või siis on hästi suur uudishimu, boonus kui on mõlemad korraga, siis tegelikult on võimalik nagu suht lahedaid tulemusi teha. Veel üks häkk, mida ma nagu päris näide, et ma üks alustav Eesti startup katsetasid, ei töötanud, aga vahet ei ole, katsetasid ikka. Tahtsid, see oli üks nagu moe äpp või moe reklaam, veebileht. Ja nad tahtsid sisu teha, aga inglise keeles Eestist, aga kui sa TikToki postitad inglise keelest, siis suht kiiresti jõuab lagi nagu ette, on ju. Et 13 laiki ja kaugemale ei lähe, et eestlane ei resoneeru ja ta niimoodi paneb ploki peale. Ja siis mul tuli, see videokontseptsioon oli lihtsalt see, et nad käisid tänaval ja küsisid inimestelt, et kus sa said selle outfiti, mis sul seljas oli. Ja see ei toimunud ja siis ma mõtlesin, et aga tegelikult on vahet ju ei ole, kas sa maksad 50 € Eesti tudengile, et seda teha, või 50 € Eesti tudengile, kes elab näiteks Milanos või Kopenhaagenis. Ja siis tegidki niimoodi, et maksid Eesti tudengitele Kopenhaagenis Milanos, et nad teeksid neid street interviewsid, aga said ülesse panna Kopenhaagen Milano ja postitasid endast riikidest ja need tegid miljoneid nagu. Formaat oli täpselt sama, on ju. Ja see kulu, tegelikult see erinevus kulu oli loovus. See ei olnud nagu mitte midagi muud, et see inimese hind, eestlane ei pidanud isegi keelt muutma, kuigi see videokeel oli inglise keel, et oli täpselt sama. Ja samamoodi meil see lihtsalt lahe fakt, et kui me Liisaga neid koolitusi teeme, jampack.eu, siis üks väga lahe Paneme lingina. Siis väga lahe nagu fakt, mille me oleme leidnud, on see, et loovalt auhinnatud kampaaniad on 12 korda efektiivsemad turu osa võitmises kui mitte loovad. Ning üks kulutatud euro, mis on loovas kampaanias, see toob 100% rohkem tagasi.
ja noh, selle nii-öelda uurimise aluseks on võetud auhinnatud, mitte et auhinnad oleks maailmas olulised, aga lihtsalt, et see on hea nagu pädevus nii-öelda näitaja, et kas mingid inimesed on öelnud, et see on kastist välja loov idee. Ehk siis meil on eraldi sektsioon seal koolituses, et kuidas veenda oma ülemust rohkem eelarvet anda brändile ja loovateks ideedeks, sest tegelikult loovus on kasum. See on meeldejäämine, see on kasum, see on eristamine sellest, et kõik su konkurendid teevad samamoodi Insta-postitusi ja LinkedIni postitusi ja nii edasi. Kohutavalt põnev on see kõik nagu. Põnev, aga väsitav. Kuidas sa jõuad selliste nagu just selliste mingi genius, mingite loovate asjadeni, et vaata tihti räägitakse, et inimesel on vaja aega loovuseks on ju ja on vaja ruumi selle jaoks, aga kas sul on endal mingi protsess, kuidas sa viid ennast sellesse keskkonda, kus nüüd ma hakkan ideid mõtlema või mida sa mõtled sellest loovusest üldiselt? No, ma arvan, et ma usun, et iga inimese sees on võimekus olla loov. See algus on, mida me ütleme ka seal nagu nii-öelda mitu korda, kui me neid koolitusi teeme, on see, et lapsed on kõik loovad. See, et lapsed suudavad paberist ja vildikatest teha endale kõik maailma džunglid ja autod ja mida iganes. Et mingi hetk see justkui nagu lõpeb, aga see on kõigis mees olemas. Ma arvan, et mul veab sellega, et ma olen lihtsalt üliuudisimulik inimene. Ma olen lihtsalt üliuudisimulik ja mulle meeldib jõuda, nii-öelda, kui mind midagi huvitab, siis ma lähen lõpuni sellega. Et see kindlasti juba aitab, et see uudishimu laiendab silmaringi ja lai silmaring aitab tuua seoseid ja mõelda nagu välja asju, mille peale võib-olla niisama ei mõtleks. Üks võib-olla aus asi on see, et minu screen time, siis ekraanis oldav aeg on jõhker, aga ma olen enda peas nagu öelnud, et nagu minu ohverdus siin maailmas on omada väga suurt ekraani aega, et ma saaksin olla teistele kasulik. Ja see ongi sellest, et ma mitte ainult see, et ma uurin siis neid häkke, aga rohkem ka see, et ma ei ole üldse jalkafänn, kogemata olin Budapestis Champions League'i ajal, aga davai, uurime kõik välja, kuidas see toimib, kuidas reklaamid toimib, kuidas fännitelkidesse saab, nii, kuidas see, nagu sa lihtsalt jäädki ja lähed sügavamale ja sügavamale ja sügavamale. Ja siis hetkes võib-olla sa tunned poolteist tundi, aeg raisatud ja siis tuleb mingi hetk hiljem, kus sa hakkad neid nii-öelda linke kokku panema. Et kui sul näiteks, ma ei tea, tulevikus oleks mõte, et peaks Champions League'i mingi sponsoreerima või mingi ürituse teha, siis ma juba tean sellest piisavalt, et ma oskaks umbes öelda, et seda mingit plakatipaketti me vapše ei võta, sest et ma ei tea, et mitte keegi oleks neid näinud. Et ala need fännitsoonid said hästi kiiresti täis. Võib-olla alternatiiv fännitsoon, särkivärk, et sa juba nagu hakkad laiendama neid. Et ma arvan, et see lõpmatu uudishimu. Ja lihtsalt see vabadus, et kui tööl keegi kõnnib minu ekraanist mööda ja näeb, et ma olen näiteks Twitchis või TikTokis, siis nad nagu usaldavad, et kas mul on vaja pausi, et scrollida TikToki või siis, et ma teen seda sellepärast, et ma nagu muutun pädevaks. Et ma arvan, et seda ma olen kuulnud, ma ei tea, kas teil on teie töökohtades, et vaadatakse ekraane või et klokitakse, et mis kell mingi umbes ekraan tehakse lahti ja kinni. Et ma olen kuulnud Eestis, et on siukseid nagu ettevõtteid ja see on see koht, et nagu seal sa ei saa oodata, et keegi teeb midagi loovat. Sest et loovus vajab ka seda, et sa hüppad nendesse jäneseaukudesse ja vahepeal on väga hea jäneseauk ja vahepeal on täiesti mõttetu. Kas sul on mõni rituaal ka, et end käima saada, et sinna jäneseurgu hüpata? Nagu üks võib-olla asjalik häkk on see, et Instagramis, mida ma teen, mul on eraldi kaustad, mis on siis eri nii-öelda valdkonnad. Sport, kunst, kirjandus, film. Ja kui ma näen mingisuguseid huvitavaid videosid või pilte, siis ma salvestan neid sinna kaustadesse. Ja kui näiteks on mingisugune prompt, et mul on vaja midagi sporditeemalist välja mõelda näiteks, siis ma lähen sinna kausta, ma scrollin seda enda folderit mingi aeg. Ja siis lähen reelsidesse ja siis mu telefon arvab, et algoritm arvab, et see tšik tahab sporti teada. Ja siis ta hakkab mulle näitama ise kõige nagu uuemaid, relevantsemaid, viraalsemaid asju sellest hetkest. Et kui on vaja seda kontekst vahetust teha, siis see on päris hea nagu. Instagramist nagu suht kiiresti vahetab selle algoritmi ära ka, on ju. Täpselt, et kui sul on lihtsalt see, et issand jumal, ma alles ärkasin, on ju, et kuidas ma nüüd peaksin mingisugusesse B2B saasi umbes hüppama, on ju, et see on üks hea häkk. Siis üks hea häkk on ka LinkedInis, kellel jaoks võib-olla Instagram ei ole relevantne, siis stalkida, LinkedInis on ju avalik, mida teised inimesed laigivad. Et võtta keegi, ma ei tea, kes on näiteks sinu tulevane klient ja vaadata, et mida tema nädala jooksul laikinud on. Ja uurida seda, et äkki see tõmbab mingi aparaadi käima. Good point. Ja üldiselt mina olen ootamatult siuke paberipliiatsi inimene. Et mul on mu märkmik
Ei ole käinud nutt. Ei ole jah, mul on lihtsalt kuidagi nagu jah, see screen time tegelikult ei ole ka nii õudne, mul mingi number 3 äpp on Bolt või midagi sihukest, see on suht tihti mul lahti lihtsalt vaata või nagu noh, ma ei tea, Spotify on mul lahti lihtsalt, et see tegelikult ei ole nagu nii hirmus ka. Aga paber ja pliiat ja hakkad lihtsalt nagu sketšima, nii, mida ma tean sellest, mida ma tean, mis on seosed, mis on loomulikud seosed, ebaloomulikud seosed. Ja noh, kui ma teen argielus, no see, mis ma teen enda lihtsureliku konto peal, mul on notes lahti, kus kui ma märkan midagi, panen kirja. Ja see märk, võibolla see on kohe juba mega hea idee, võibolla see on mingi asi, mis 3 kuud hiljem on nagu loogiline. Et need siuksed nagu, noh, mul lihtsalt et keegi laulis seda, mis on see laul see? Ai velle, et metsavennad on ju metsavendade laul. Siis ma mõtlesin, et AI, issand kui huvitav, et seal on nagu AI sees, et eestlased räägivad, et AI on mingi uus asi eesti keeles, aga tegelikult ai velled. Et AI on Eesti kultuuriloos olnud juba mitukümmend aastat. Just kui, ma panen selle mõttekirja. Mul ei ole seda mitte kunagi, mul ei ole seda vaja läinud. Aga äkki kunagi, kui on mingi AI teemaline konverents, siis ma saan lööklausena mõelda mingi midagi sihukest. Ja niimoodi ta hakkab minema. Et kogu aeg kirja, usalda iseennast, ma arvan. Aga sinul on see nagu rituaalid asjad paigas ja te siin Eestis suudate üliloovad olla, aga kuidas on teiste Bolti riigi näiteks sotsmeediatega või kuidas seal seda kvaliteeti tagada, et nemad ka suudaks? No jällegi see sotsiaalmeedia, ta on pigem ju kunst, kui ta on nagu teadus selles suhtes, et nagu teadus on ta selles mõttes, et sa saad mõõta tulemusi ja võib-olla mõju mingitele müükidele ja asju, aga kui vaadata teisi mõõtmeid, siis on see, et keegi ütleb, et see on hea konto, teine ütleb, et ma ei tea, suht cringe ja kehita tõlgu, kellel õigus on ju. Et tegelikult natukene on olnud see nii-öelda probleem, et kuna kultuuriruumid on maailmas nii erinevad, et näiteks ongi, et kui keegi tahab kogeda teistsugust kultuuriruumi, pangu VPN-iga ennast näiteks mingi Taisse või Nigeeriasse, et mis algoritmid, mis seal üldse nagu trendib, et mida seal üldse tehakse, milline see kaamera töö on, milline need naljad on. Ja mõnigi inimene ütleks, et see on sellest meie võib-olla Euroopa läänemaailmast, et see on nagu cringe või see ei tööta. Aga kui nendel see töötab, siis natukene peab seda usaldama. Mingid kohalikud turud Boltil täiesti ausalt on see, et sotsiaalmeedia on üks alapeatükk mingi turundaja all, kelle all on ka kõik muud aktivatsioonid ja seal paratamatult see on nagu nõrgem. Ja see on see klassikaline, et kui sa kirjutad meile ja teed push notification'id ja mõtled välja aktivatsioonikampaaniaid ja koodi asju ja siis kõigele lisaks sa pead Instagrami postitama, siis reeglina see mingi täiesti võlu content ei ole. Et see on ka põhjus, miks Bolt on nüüd läinud sellele süsteemile, et HQ peab alati nagu toetama. Et kui ise ei tule, et siis on vähemalt nagu midagi nagu hoida. Aga nad postitavad ikkagi oma kohalikus keeles või? Enamasti küll, jah. Aga aga näiteks kas seal Boltis on ka mingid, sa mainisid seda, et selle kontseptsiooni panevad paika seal creative director ja head of brand, aga kas teil on mingid sükseid loov töötubasid või mingid oma mingisuguseid metoodikaid, kuidas te ideid kenete või kuidas te sotsmeedia ideid kenete? Ma arvan, et igal ühel on oma nagu metoodika. Ja kõik panetegi iseseisvalt ja siis tulete, ma ei tea, koosolekul jagate oma ideid. Põhimõtteliselt küll, et seda ei ole, mingi tahvel läheb seinale ja ta ei hakkagi pritsima ja mingi ajurinnak. No väga niimoodi ei ole. Pigem on see, et kui siis on sükene tahvel ja ajurünnak, siis kõigil on juba nii-öelda, kõik tulevad oma postititega nagu valmis juba. Okei, räägi veid sellest, et kuidas te siis näiteks prepite selleks, sest ma olen hästi palju kogenud seda, et nii, ja ma ilmselt olen ise ka seda oma tiimile teinud, nii et sorry on ju, aga et davai, saame kokku hakkama mõtlema ja siis me tuleme kõik kokku ja siis me mõtleme, kuidas mõtlema hakata. Et kuidas sa nagu prepid selliseks workshopiks ennast, et... Ma räägin, mul isiklikult lihtsurelikuna on see nagu, ma olen vedanud, ma olen õige töö peal nagu, mul tuleb see mega kergelt. Mul tuleb see nagu mega kergelt eelkõige sellepärast, et ma tunnen, et mu ajulis kogu aeg töötab, nagu mul on kogu aeg see notes. Aga kas te saate mingi briefi ette nagu näiteks mingi, et mõelge selle suunaga ette või et see... Ja, tuleb näiteks mulle, et see suur vihmavari, mis on, et ma annan sulle eelarve X, mille sisse sa pead tegema 15 kontseptsiooni, mõtle need välja umbes. Või siis, et siin on valik, et hakka siit nagu minema. Et ikkagi mingisugused raamid reeglina nagu antakse, on ju, või siis et ma ei tea, vaadata kalendris, mis on tulemas ja et selle järgi, sükene, ma arvan, suht standard. Ma arvan, et mis mulle võib-olla nagu äkki on abiks, on... ma mäletan kooli ajal oli see, et õpetajad, kui enne kirjandeid umbes pakkusid välja, et tehke neid mõttekaarte. Ja keegi ei viitsinud kunagi. Sa oled mingi 16, sa ei viitsi enne kirjandit mingit mõttekaarti hakata joonistama. Aga ma arvan, täiskasvanuna ma lükkaksin selle ümber ja soovitaksin, kui sa tuled koosolekus ja hakkad mõtlema,
mida mõtlema. Esimene mõtteharjutus on see, et ilmselgelt te tulite sinna koosolekule mingi eesmärgiga. Ma ei tea, uus kampaania või mingi probleem on, mida iganes. Esimene brainstorming round. Mis on kõige halvem asi, mida ma teha saaks? Oh, I love it. Ja siis üldjuhul sealt tuleb välja, et ma ei tea, mingi kõige mõttetum LinkedIni postitus. Canva template'i peale ehitatud mingi tekstivahetus. Ja siin on see koht, et valest vastuseid ei ole ja minna üle võlli nagu. Üle võlli selleni, et ma ei tea, nagu ajame kellegi alla ja vähemalt saame pressrelease'i. Vähemalt saame pressi nagu. Et ei tohi piiri ette panna, lihtsalt totrust, nii-öelda mahlad käima. Ja siis, äärmused. Ja kui see kõik halvad ideed on välja saadud, sest kui juba ruumis on see energia, et kõige halvem asi, mis me teha saame, on see, et me teeme mingi posu Instagrami postitusi, mis saab 13 laiki, kellest 12 istuvad siin ruumis praegu, siis võib-olla see avab juba nagu pool tšakrat, et mida saaks sealt edasi. Ja siis võib-olla sealt üks edasi on see, et lihtsalt hakata panna tahvlile peale see mingi üks sõna, mis on kampaania, email, launch, mingi probleem, mis iganes on. Ja ongi, et kõik alustad meelte järgi, mis näeb selle moodi välja, sõna moodi. Saab teha neid kalambuure, mingisuguseid laulusõnu. Siis vaatad nii-öelda, mis lõhnab selle moodi, mis kõlab selle moodi, mis niimoodi sa hakkad lihtsalt tõmbama. Väga võimalik, et on see, et 15 minutit ja sul on lihtsalt tahvel täis mõttetuid sõnu. Aga nagu reeglina vähemalt see tõmbab mingi asja nagu paika. Võib-olla teine asi on see, et kõik tulevad sinna miitingusse ja ütlevad, meil on Boltis ka, et meil on ühis Slacki kanalid ja ka Instagrami chatid, kuhu alati postitada asju, mis sind ennast huvitavad. Okay. Väga lahe. See on hea mõte tegelikult, et Instagrami chatid, et sa ei pea võtma seda, et on mingi, sa pea kopima linkidena, ja. Sa ei pea linkima panema, ja, et see on üli hea mõte, et ja see on niisugune off, et sinna ei pea kunagi keegi vastama, aga lihtsalt, et nagu jagada. Ja väga hea näide ka, mida Liisa on toonud, on see, et meil on Boltis üks projektijuht, kes võib-olla on siis klassikalises mõttes mitte loov inimene, et mitte see kunstiinimene siis, aga näiteks kui oli Bad Bunny Super Bowli esinemine, tema uuris välja, kuidas nagu koordineeriti neid inimesi sinna. Ja ta tegi lihtsalt ülevaatliku postitus, et ma uurisin, kuidas koordineeriti 400 inimest sinna. Väga lahe. Et see justkui näitab ka seda huvi ja nagu loovust, aga teisest kastmes. Ja nagu, see on niisugune postitus, et see saab nagu laike. Nagu inimesed, see otseselt ei nõua mingit retsi kommenteerimist, aga see hoiab seda nii-öelda nagu palli kogu aeg õhus. Ja. Sa tõid välja, et kõige nagu igavam asi on mingi Canva template'ile tehtud tekst, et sa oled maininud sükest asja nagu Canva ja Figma blindness. Issand, kui lahe sa oled tähele pannud, et ma olen rääkinud täiesti crazy. Et võta lühidalt korra kokku, et mis see on? Ja ma olen enda jaoks ära nii-öelda defineerinud uue fenomeni, mis siis tuleneb ingliskeelsest väljendist eyebrow blindness, mis siis viitab sellele, et 5 aastat tagasi arvasid, et umbes sinu kulmud või soeng oli hästi lahe ja siis 5 aastat hiljem päris maailmas vaatad tagant järgi neid pilte ja mõtled, issand jumal, kas mul ei olnud sõpru, et kuidas nad lubasid mul majast välja minna. Ja siis sealt ongi tulenenud siis kas Canva või Figma või Adobe või Instagram või CapCut blindness, et niisugune fenomen, et turundaja saab insuldi, kui ta astub sinna turundaja rolli. Et ta nagu unustab ära, kuidas ta ise sisu tarbib. Et kui sa seal Figmas või Canvas seda pilti kirjutad, siis sa ju tõstad teksti ühtepidi, teistpidi, sõna ühtepidi, teistpidi. See ei ole selge, paneme selle ka teksti juurde, paneme sinna rohkem pilte, mida iganes. Aga siis, kui sa lähed iseenda tarbimisharjumusi vaatama, või siis nii-öelda päris tõele vaadates näkku on võtta Instagramist, Facebookist kuskil lahti neid pilte, mida sa oma sõbraga või vanematega oled jaganud ja vaatad, mis on päriselt see sisu, mis siis ületab selle nii-öelda lävendi, et see on piisavalt põnev, et ma kas salvestan selle endale ära või saadan sõbrale edasi, siis need 2 nagu see, mis sa seal Canvas ja Figmas 2 tundi mudisid ja see, mis reaalselt inimesele saadad, need tihtipeale on 2 väga erinevat asja. Ja samuti natukene siis viskan shade'i, nagu noored ütlevad, nendele koolitajatele ja inimestele, kes räägivad, et teevad nagu sotsiaalmeedia koolitusi, ise ei ole mitte ühtegi lehte kasvatanud ja kuidagi viskavad siukseid reegleid, et 3. sekundil hukk, see fondi suurus, see pikkus, nii mitu sõna tekstil, et see kõik võib olla mingil määral tõsi, aga jällegi, kui vaadata neid postitusi, mis trendivad või mida sa päriselt oled endale salvestanud ja ära saadetud ja edasi saatnud, on ju mingid, kui on väga huvitav postitus, vahet ei ole palju teksti seal on, sa loed selle lõpuni.
Ja samuti on vastupidi, et kui keegi ütleb, et peame haigelt videosid tegema, aga näiteks sina ja su sõbrad saadavad teineteisele meeme, mis on pildid. Et kõik läheb niisugune risti-rästi. Et minu enda nii-öelda ka õpping on see, et kui Instagramis näiteks vaadata siis seda postituse all olevaid ikoone, sul on järjest süda, mis on like'id, kommentaarid, repostid ja siis viimane edasisaatmised ja salvestamised. Ja kui tahta levida, siis peaks ainult seda viimast vaatama. Sest et tegelikult postituse edu mõõdab see, et kas see, mis sa tootsid, oli piisavalt A, huvitav, B, naljakast, C, õudne. Et inimene tundis, et see on piisavalt oluline, et ma salvestan selle endale ära, et ma saaksin selle juurde tagasi minna. Või siis, et sa saadad sõbrale, et me peame sinna reisile minema. Elukaaslasele, me peame sinna restorani minema. Või siis kolleegile, meil on seda tarkvara vaja. Et tegelikult see on see, mis ületab selle lävendi, mis on nagu päriselt asjalik. Kas video on parim formaat sotsiaalmeedias? Sõltub, mis su eesmärk on. Varbakiks ütleks, et ei ole. Samas mingisugune võib-olla nagu ma usun, et Grit podcasti jaoks video kindlasti toimib paremini kui lihtsalt staatiline pilt, kus kellegi ühe lauseline tsitaat, mis arvatavasti ei ole isegi otsene tsitaat, sest inimesed üldjuhul ei räägi nii poeetiliselt, et see mõjuks alati niimoodi tsitaadina. Et ma arvan, et see on veits müüt nagu, mida arvatakse, et video on ainus asi ja Holy Grail ja kui ma seda ei tea, on mõttetu, et tegelikult see on nagu ma arvan, see on hea video, on Holy Grail. See mu kontoris kuulsin niisugust lahedat mõtet, mis on küll AI kohta, aga ma arvan, et see pädeb. Et AI teeb heast töötajast superhea töötaja ja halvast töötajast superhalva töötaja. Aga seda nagu mina ei ole veel näinud, et ta teeks halvast töötajast superhea töötaja või isegi keskpärasest töötajast superhea töötaja. Ja nii nagu videoga, et hea video toob väga häid tulemusi, halb video toob väga halbu tulemusi. Et siukest nagu võlu asja, et meil on asi põhjas, hakkame lihtsalt videosid tegema ja see on see võlusõna. Et ma arvan, et alati kui kuulete sellist nagu nõuannet, siis nagu mõelge sellele, et kui päriselt oleks vastus, et video lahendab kõik probleemid. Kas me lihtsalt kõik ei kütaks ammu videosid ja kas me kõik oleks juba ammu rikkad? Kriitilist mõtlemist siia turundusmaailma vaja nagu. Aga mis sa soovitaksid teistele turundajatele või ka näiteks neile, kes teevad pigem B2B turundust, et kuidas sa saad sellest freeze'ist üle, et seda loovust siis katsetama hakata, et julgeda riskida, sest väga paljudel ma arvan on täpselt see, et aga tegelikult nagu meil ei lähe brändiga kokku või et tegelikult nagu võib-olla me ei peaks piiridest välja minema, et Ja ma arvan, et on väga tugev põhjus, miks ma töötasin B2B-s enam ei tööta. Kuigi mul ei ole nagu mitte mingit probleemi. Lahendus on tulge ära. Mul ei ole mitte mingisugust viha selle vastu ja ma mitte kuidagi nagu ei välista seda, et ma kunagi ei läheks tagasi, aga ma läheks tagasi täpselt selle arusaamaga, et nagu mis on kõige halvem asi, mida me teha saaksime, toota PDF, mida keegi ei ava. I love it. Toota mingisugused blogiartiklid, mida keegi ei vaata peale selle, kui me lükkame lihtsalt haigelt meta-budgetit sinna alla ja mõtleme mingisugused väga provokatiivsed tiitlid välja, mis tegelikult ei lähe üldse kokku sellega, mis seal nagu artiklis nagu kirjas on. Ma arvan, et B2B maailmas, mina isiklikult arvan, jälle, et siuke asi nagu B2B ei eksisteeri, et on olemas B2B2C, et selle teisel pool B-d on mingi inimene ja tal on samamoodi, tal on kõht tühi, tal on suhtestaatus, mis vajab, tal on korterilaen, tal on mingi müügikvoot, et ma arvan, et see nagu inimesed peidavad ennast sinna B2B taha, et mina olen ettevõtte ja ma suhtlen ettevõttega, ehk siis tegelikult see PDF on ainukene viis, kuidas ma saan temani nagu jõuda. Aga ma nagu ongi, et ma läheks sellest üks aasta ja kaugemale. Ma arvan, et kõige esimene mõte on küll see, et ma tõmbaks LinkedInis lahti, kas siis ideaalsete klientide või konkurentide töötajate profiilid ja lihtsalt stalgiks, et mida nad üldse jälgivad ja vaatavad, mis formaadid neile meeldivad, kas nad vaatavad LinkedInis videoisid, kas nad vaatavad karusselle, kas nad on üldse aktiivsed. Kui nad ei ole üldse aktiivsed, siis võib-olla see on ka mingisugune sõnum, on ju. Ja ma arvan, et ma nagu mingil määral tahaksin sellest nagu kastist ikkagi kohutavalt nagu välja minna. Aga samas ma arvan, et ka see, et B2B turundajad kipuvad olema palju analüütilisemad, kui mina olen. Et mina enda jaoks olen ära defineerinud, et minu jaoks mulle meeldib mõte tuua, kasutada seda jutumärkides kurja ettevõtete corporate raha ja luua maailma positiivsust.
mulle meeldib seda, et saab toetada lahedaid režissööre, kunstnikke, aktivatsioone, luua lahedaid nii-öelda mõtteid, visuaale, üritusi, mis siis nagu toovad ettevõttele päris müüki, me räägime siin ikkagi nagu kasumlikkusest ja edasiviimisest, aga samas mõjuvad inimestele positiivselt. Eks minu inimtüübile tegelikult see nii-öelda PDF-itamine ei sobikski, aga on väga paljud edukad inimesed ja ma arvan, et niisugune B2B turunduses tegelikult, see on see koht, kus nagu AI võib sind ikkagi väga super inimeseks teha. Kuigi jällegi paradoksaalsel kombel hästi palju kasutatakse neid on ju e-maili, külm outreach, nii-öelda tool'e ja värke, aga ma saan nii palju neid ja need on kõik nii mööda ja ma ei tee mitte ühtegi tegelikult lahti. Ja siis see paneb jällegi nagu kukalt kratsima, et nagu kui mina, kes ma ei ole üldse B2B inimene, saan nii palju neid. Kui palju saab päris inimene, kes siis võiks olla sinu tulevane klient. Ehk siis justkui mingil määral see on see, et sa ostad raamatu ei tähenda, et sa oled selle omandanud. See, et sa kasutad AI-d ei tähenda, et sa selle nagu omandad. Et ma arvan, et tasub olla natukene ettevaatlik selles, et see on see vana hea, et kui sina said lihtsalt selle nii-öelda automaatika üles seadistatud, et ta saadab sul 1000 meili päevas, see tähendab, et su konkurent sai ka. Aus. Et ma arvan, et paradoksaalsel kombel võib-olla, et hügieeni mõistes teha seda, mis nagu toimib, on ju võib-olla see taustal, see nii-öelda retentioni hoidmine ja mingisugune võib-olla külm e-maili flow võib nagu toimida, aga ma jällegi loovate lahendustega mõtleks siis, kuidas minna üks samm nagu kõrvale ja kaugele, et nagu ma ei tea, võtku ühe inimese cloudi subscription vähem ja palgata mingisugune see kirjanik. No ma ei tea, väike see mingisugune kuuma õhupall, kus on tekst peal ja panna see lendama näiteks su kliendi selle office'i alla. Aus. Isegi kui ta ei näe, sa teed pildi ja paned LinkedIni selleks ja ma nagu ütleme niimoodi, et ma arvan, sellel halvemini kindlasti ei lähe kui 50 külm e-mailil nagu. Päris jah. Väga lahe. Aga see oli minu lahe mõte, mis sa ütlesid selle, et sa kasutad seda raha, et anda kunstnikele ja niimoodi, et saad nagu siuke turunduse Robin Hood. Robin Hood on võib-olla nagu palju öeldud, aga lihtsalt mina kuidagi usun küll sellesse, et nagu see, et inimestele tegelikult, nad ei vihka turundust, nad vihkavad sitte turundust ja nad ei vihka reklaame, sest et nad vihkavad halba reklaame. Kui palju inimesi on seal mingi draama või kui halb reklaam, kui palju mingid suva inimesi on seal ja kommenteeri, võtad reklaamidest sõna, et see on tegelikult inimesi paelub see teema. No jah, ja tegelikult ka, et sa inimesed nagu see, et ma küsin sult, et kuule, kas on mingid häid restorane, kuhu ma võiks minna? See on turundus. Kuhu ma võiks reisile minna, see on turundus. Kõik see on nagu turundus. Inimesed tahavad, et neile turundatakse, sest nad tahavad teada, kuidas oma uusi huvisid, uusi probleeme lahendada. Neil lihtsalt ei meeldi seda teha sellest kastmes, et lihtsalt mulle määritakse midagi pähe või et ma ei saa midagi aru, on ju. Ja sellepärast ongi minu meelest see kõige lahedam nii-öelda kooslus on see, et kui sa suudad serveerida ärilist eesmärki, aga viisil, kuidas inimene on nagu mingi okei, see on kind of cool nagu. Et see nagu viis, kuidas sa seda teed. Ja loomulikult paratamatult kõikidele ei meeldi see ei peagi olema cool. Ma arvan, et see on ka tegelikult suht suur probleem, mis inimestel on. See siukene, mis on eesti keeles people please imine. Soov kõigile meeldida. Et ma teen seda nagu, tõin nagu näite, et kui ma näiteks oleksin coach ja ma ütlen, et mina olen coach spetsiifiliselt Eesti turundajatele, kellel on podcast, kes on 30-ndates, siis te tunnete mega nagu, oot, see võiks olla minu coach versus see, et ma olen coach. Hüpoteetiliselt siin võiks olla 3. inimene, kes on jalgpallur. Aga see on lihtsalt osa sellest 10 000 sõnumist, mida ta kuuleb niikuinii iga päev ja 89%, mida ta niikuinii ei mäleta. Nii et mina nagu innustaks olema nagu hüperspetsiifiline ja mitte kartma seda, et oota, aga äkki ma kedagi ei kõneta. Kui inimene näeb 10 000 sõnumit päevas, siis valdav enamus seda niikuinii ei kõneta. Ta niikuinii ei ole meeles. Et selles mõttes jällegi naljaga pooleks, miks Varbakiiksu content on nii naljakas, on see, et nad ei ütle lihtsalt, et sa oled seal kuskil klubis, vaid et need Paide inimesed seal on ikka täiesti hullud, on ju. See ei tähenda, ma ei ole Paidest. Pole kunagi, vaadatan, ühe korra olen Paidest käinud. Ikkagi see nagu, see ei isoleeri mind piisavalt, et ma paneks neile nüüd unfollow. See lihtsalt, see slaid ei kõnetanud mind, sa otsid järgmist. Aga need vennad, kes on kõik Paidest, need kõik saadavad teine teisele. Ja on mega nagu elevil sellest. Et mina nagu innustaks olema rohkem hüperspetsiifiline ja mitte kartma seda, et sa isoleerid inimesi, sest et see volüüm on tänapäeval nii massiivne niikuinii. Vägev. See on väga hea mõte, millega otsad kokku tõmmata. Ja anna veel lõppu üks raamatu, blogi või podcasti soovitus ka.
ma annan Instagrami lehe, mis on The Best Marketing Newsletter, väga hea domeeni endale saanud, aga väga lahedalt sükene särtsakas inimene, teeb väga lahedaid kokkuvõtteid, mis maailmas toimub. Ja teine kindlasti kuulus inimene on või hetkele heas tähelennus on Eugene Brandstrat, kes teeb ka süksid lühivideosid selles, kuidas ta filosofeerib erinevate küsimuste ümber, et stiilis, et AI slop on naljakas termin, sellepärast, et AI ju kasutab materjali, mis talle on antud. Et kas see tähendab, et maailm on lihtsalt keskpärane. Igatahes hästi huvitavad mõtted, mis minu meelest tirivad su sellest raamist välja, kuidas asju teha. Väga lahe. No super, aitäh sulle ka, et sa tulid ja rääkisid, kuidas asjad käivad. Hea meelega räägiks sinuga veel 2 tundi veel. Meil oli see ettevalmistav kõne sinuga ja see siin ja seda juttu jagub ja kahju on tõmmata asjad kokku. Ja et igal juhul suur tänu, et sa tulid ja jagasid neid ja saime väga palju inspiratsiooni kõiki. Aitäh meie tänase episoodi toetajale Zone'ile. Nii et mine vaata zone.es ja vaata nende ka sotsmeediakanaleid, nad ka teevad enda sotsmeediat päris ägedalt viimasel ajal. Ja septembris Grit konverents, kindlalt oleme seal kohal, piletid gritconf.comist. Yes. Ja aitäh sulle, et sa kuulasid, kui episood meeldis, jaga Instagram stories või LinkedInis, kui kuulad YouTube'is, Spotify's, Apple Podcastis või Delfi taskus, siis vajuta kindlasti subscribe, et sa kuuled esimesena, kuhu startup turundus on liikumas. Kuuleme järgmises osas, kus on järgmine huvitav turundaja. Olge tublid ja edukat turundamist.